Karl-Juhan, ega see tulemus nüüd on küll peaaegu ligi 20-punktine võit, kuid ega oli ette teada, et ega see kergelt nüüd küll ikkagi ei tule. On see nii? Ei, muidugi noored poisid võitlesid sisukalt ja andsid meile hea lahingu selles mõttes. No, kas oli tundus kiirrünnakutesse mindi väga isikult ja murti sisse väga, väga agressiivselt? Mõtled siis vastast? Jaa, vastast just, jah. No jaa, et eks nad peavadki seda suruma, et noor sats ja ega neil millegi muu peale loota väga ei ole siin vanemate ja kogenumate mängijate vastu selles mõttes. No meil ka tänagi 300 taga ei tahtnud tabada taas. No jaa, aga ma arvan, et tegelikult võib-olla see on üldse hea, et ma ei tea, äkki tekitab mingi karma-efekti, et nüüd on Tartus mäng reedel, et äkki siis lähevad. No sinu viimased sõnad annavad tunnistust, et võib-olla ikkagi alateadlikult minnakse natukene kergemini ikkagi võtma eeldatavat nõrgemat meeskonda. No jah, et eks inimese psühholoogia on selline keeruline asi, et kuigi keegi seda päriselt ei mõtle, siis eks see ikka kusagil alateadlikult on. No ongi nüüd reedel Tartu, et mis siis nüüd mõttes on Tartu vastu, et kuigi nad Erosarjas edasi ei saanud, aga seda isukamalt võib-olla tulevad siis meile peale või? Jaa, et kindlasti väga raske mäng tuleb ja kindlasti ka väga tähtis. Et loodame, et ka palju fänne on meile kaasa tulemas, et see kindlasti annab palju juurde ja see on tõenäoliselt, või mitte tõenäoliselt, see on isegi kindlasti hooaja kõige tähtsam mäng siiamaani. Aitäh sulle ja ootame siis juba edukat õhtut Tartus reedel!